Oi, sul ei kuulmata ülihea see, kuidas me rääkisime kaheksajalgadest eelmine kord Karoliinega ja sellest, et kaheksajalad on tulnukad ja sellepärast nad elavad vees, et kui nad maa peal kukkusid, siis nad nagu surid ära, aga kui nad vette kukkusid, siis nad tegid lihtsalt plups ja siis nad said sinna vette elama jääda. Vot, ka teil jäi osa sellest vestlusest eelmine kord kuulmata. Osa oli kuulda, aga osa oli ka minu jaoks praegu uus info. Mul on hea meil olla tagasi. Tere tulemast ka teile, kes te olete jälle tagasi. Mats on siin juba iganädalane külaline. Täna oled saanud tagasi selle tooli peale. Kuidas see tunne on? Väga nagu loomulik. Eelmine kord oli ikkagi pinge peal. Mantel oli suur, kuhu sisse tuli minna. Või pusa oli suur, kuhu sisse tuli ronida. mvtt@kvark.ee Kirjakast on laekunud vahepeal üks kiri. Nii. See on üks kiri, millest me oleme enne ka rääkinud. Ja võib-olla selle asemel üldse, et võtta see kiri, ma võtan sulle selle postituse. See pilt Eesti statistika Instagrami lehelt, mis peaks olema Statistikaameti hallatav lehekülg. Sõbrapäeva postitus oli 3 nädalat tagasi siin. Kus on öeldud erinevad muud toredad faktid ja keskmine abielu kestab elu lõpuni. Mis tundeid see sinust tekitab? Hakka kuskilt otsast pihta. Põrgatame korraks seda ideed ja räägime selle läbi. Ma olen näinud seda pilti juba ühe korra. Ma mäletan, et see saadeti kuskile vestlusse, kus ma ka olen ja küsiti, et kuidas see võimalik on. Ja siis ma ütlesin, et see on väga lihtne, et meil ja kirjeldasin siis meetodid, et kuidas leida keskmist niimoodi, et keskmine kestaks elu lõpuni. No ühesõnaga, nagu nüüd, kui ma vaatan, ega mul ei ole midagi, keskmine abielu kestab elu lõpuni ja nii ongi, et see on niisugune nagu definitsiooni küsimus, et kui siin on mõeldud siis keskmise all seda, et nagu kõige tavalisem abielu ilmselt kestab elu lõpuni, et kui me võtame kõik abielud, mis sõlmitakse, siis kõige tavalisem abielu lõppemise põhjus on siis elu lõppemine. Mulle see tundub. Siis tähendaks, et nagu et kui meil on 100 abielu, kui meil on 100 abielu, kõik, mis kestavad surmani, on seal kõige nagu üleval, et siis mediaan jääb nagu sinna surmani või? Ei, see tähendab seda, et kui meil on, kui me paneme ritta kõik erinevad põhjused, kuidas abielu lõpeb, siis kõige suurema numbri moodustab neist nagu elu lõpp, abielu lõpuks. Ja siis nad on ka öelnud, et see on keskmine abielu. Sest kui see oleks nagu abielu nagu kestvuse aastate järgi, et keskmine abielu kestab elu lõpuni, siis see tähendab, et pooled abielud peaksid kestma nagu peale elu lõppu edasi. Selleks, et keskmine saaks tulla elu lõpuni. Jah, kui see on aritmeetiline keskmine. Jah, kui see on aritmeetiline keskmine, millele on nagu keskmine tavaliselt viitab. Aga siin on nagu keskmine abielu, siis on nagu võib-olla, et ei ole nagu, et keskmine abielu kestus. Mina mõtlesin, et nagu mediaaniga, kui see keskmine tähendaks mediaanis, see ju töötaks ka, et meil saavad olla nagu mingi arv, mis lõpuvad enne ja siis meil on meie maksimaalne väärtus on elu lõpuni, isegi kui see on mõnikord ainult, ma ei tea, aasta või 2. Siis see on ja siis me nagu, eks üle 50% oleks. Aga ma ei tea, kas mediaan ei... Okei, mul on see viimane teooria veel. Kas mediaan saab olla, kui meil on nagu ülevalt nagu piiratud väärtus? Jaa. Ja siis meil on 51 seda väärtust ja siis meil on 49 sellest väiksemat väärtust. Siis mediaan väärtus on see ülevalt piiratud väärtus või? No kujuta ette, et sa teed kontrolltöid ja 51% saavad 5. Et siis mediaan on ju 5. Jah, sest pooled neist said rohkem. Jah. No nad ei saanud rohkem ja nad said vähem ju. Et see on nagu... Ei, pooled said sama palju. No said sama palju jah, nad said rohkem. Mediaaniks on vaja ju, et nagu pooled saavad rohkem ja pooled saavad vähem ju. Ei, mediaaniks on ju see, et ma võtan nagu rivi ja ma võtangi keskmise. No. Mitte ma ei loe ju, või aga et kui nad oleks kõik erinevad väärtused, siis see oleks pooled rohkem, pooled vähem. No. Et see on nagu keskmine väärtus. Igatahes, mul on üks teooria veel. Mul on see teooria, et surmani on siis nagu lõpmata kaua. Et seal ei olnud lõpetamist. Ja kui meil on nüüd nagu... Võtame aritmeetilise keskmise, siis see tulebki... Kui meil on näiteks, kui meil on 2 abielu, üks kestis 1 aasta ja teine kestis lõpmata palju aastaid, siis nende aritmeetiline keskmine lõpmatus pluss 1 võrdub lõpmatus ja lõpmatus jagatud 2 on lõpmatus. Me saame keskmine, mis tähendab, et meil piisab, kui meil on 1 abielu, mis definitsiooni kohaselt kestab. Nii et teda ei lõpetata, ehk siis lõpmata kaua ja siis meil ongi keskmine on elu lõpuni. Head sõbrapäeva. Mis sa arvad, millest tuleb see erinevus, et meil on peaaegu 10 korda rohkem Valentinasid kui Valentine? No üks on järelikult 10 korda ilusam nimi. Ma arvan, nii lihtne ongi. Seda pannakse 10 korda rohkem, sest see on nii palju ilusam nimi. Tead, mis veel on ilus nimi? Eesti Teadusagentuur. On minutis.
noorte teadusvõistlus Rakett 69 tõuseb järgmisele tasemele. Mina olen mesinaja Robin. Mina olen 8-jalg. Eelmisel nädalal astusid rakettlased teadusteatri lavale. Meil on siin kaameliküür. Nüüd proovime ise näha nagu nahkhiir. Ja tutvustasid publikule loomariigi põnevaid. Tead mis või? Ma vaatasin teie seda eelmise nädala saadet ja seal oli see nahkhiir. Ja kõik, kes te kodus vaatasite, kui teil on nagu 2 kõlarit või kõrvaklapid, siis Gregor pani sinna stereoheli. Te kõik kuulsite, kus see oli. Let's go. Nii et saates oli ka, et kui teil oli, kui te vaatasite saadet kodust telekast ja teil oli nagu kõlarid, mitte ainult üks asi keskel nagu televiisor, siis te kuulsite kaasa neid. Nii et seal montaažirežissöör tegi väga hea töö ja jättis selle ilusti sinna. Või noh, juba saates helimees oli, ta nagu salvestas eraldi selle kanali sisse, et me saaks seda teha, nii et väga hea. Nii hea. Sa võid nüüd minna koju, vaata järgi eelmise nädala taustajutud, siis näed ka. Saladusi. Päris lahe. Võistlus jätkub Ülemiste tehnoloogialinnakust. Rakett 69 teadusstuudiotes. $58 383. Miks Aigar ei vaata ise? Okay. Miks seda lampi vaja on? Pime on stuudios ju. Aga nad panid ju elektri sisse. No jaa, siis läks teisest toast tuled põlema. Tere õhtust! Teekonda Rakett 69 võitjatiitli suunas jätkab veel 5 tulevast teaduse tähte. Igal võistlejal tuleb nüüd ise hakkama saada, sest kätte on jõudnud individuaalvoorud. Vaata, meil on 5 inimest ilusti reas siin. Siin on sinu ennustus. Praegu ülihea valik on ju esimesel kohal seal nagu poodiumi keskel vaata. Ma mõtlesin, et tuleb niimoodi 5., 4., 3., 2., 1. Ei. Siin on hoopis esimene. Ei. Ikkagi esimene. Keskel on poodiumi, keskel on esimese koha poodium. Kas sa oled näinud, kui esimesed 5 kohta saavad auhinda, kuidas nad asetsevad? Laskesuusatamisest saab 6. Jah, ja siis oleks Lukas esimese koha peal. Ei, no jah, oleks küll jah. Aga nagu nad on ka kõik samal tasandil. Samal tasandil ma ei ole näinud. Nüüd peame pikkus järgi panema. Okei. Igatahes, ma tahtsin lihtsalt öelda, et sul on väga tugev ennustus olnud see hooaeg. See põhines selle peale, et esimeses saates näidati teda nii palju. Seal režissöör juba, ma ei tea, kas esimese saate Mondi ajaks oli, kui palju neid stuudiosaateid tehtud oli. Igastahes. Ma ei teagi. Mul on alati hüpotees, et kui esimest saadet kokku lõigatakse, siis need, kes lõikavad, neil on juba nagu rohkem informatsiooni. Ja, muidugi. Ja siis selle põhjal nad teevad mingeid valikuid ja siis ma alati selle põhjal üritan siis nagu mängida seda pokkerit. Ma korra mõtlesin, et ega see aasta ei olnud see, et me oleks juba mingeid, kas me olime mingeid teadusteatri koosolekuid teinud juba enne, kui esimene saade eetrisse tuli või? Me isegi salvestasime ära teadusteatrid enne, kui esimene saade eetrisse tuli, sest see aasta oli esimene kord niimoodi, kui teadusteatrile müüdi pileteid ilma, et inimesed oleksid näinud üldse, kes on võistlemas. Ja kas terve saal müüdi välja niimoodi, et täielik põrsas kotis, et nad ei teadnud, keda nad vaatama tulevad. Tavai, sest ma just mõtlesin, et kas sul oli see väike teadusteatri hint ka seal vihje või sa panid täiesti puusalt, aga äkki siis natuke oli. Aga see ei ole isegi oluline. Aga ma tegin teadliku otsuse mitte nagu selle järgi oma valikut teha, vaid selle järgi ikkagi, kuidas esimeses saates portreeriti neid osalejaid. Täna vajab haldamist elektrivõrk. Võistlejate sooritusi hindavad füüsik Aigar Vaigu. Elektrilevi infoturbe spetsialist Helena Vesilind ja tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad tegevjuht Liis Koser. Elektrivõrgu kõige tähtsam ülesanne on elektrienergia toimetamine elektrit tootvatest allikatest tarbijani. Tänased ülesanded on valminud koostöös Elektrileviga ja panevad proovile teie teadmised elektrivõrkude toimimisest. Võistlust jätkavad
arvutitehnika tudeng Helena Mai. Kuna mu erialal tuleb palju tegeleda elektroonikaga, arvan, et ka elektriteemalised ülesanded on mulle jõukohased. Malesõber Lukas. Kuna elektriülesannetes tuleb kindlasti matemaatikat kasutada, siis need meeldivad mulle. Skaudi salgajuht Tuuli. Kuna eelmises elektriteemalises saates läks meil täitsa hästi, siis loodetavasti saadab mind ka seekord edu. Keemiaentusiast Jan-Hendrik. Kõik vastased on väga tugevad, sest ma arvan, et nad on selle teemaga varasemalt kokku puutunud. Ja robootikahuviline Robin. Kuna ma tegelen palju robootikaga, siis ma usun, et mul on elektriga üsna head suhted. Esimese ülesande võit on täna eriti oluline, sest võitja pääseb kohe edasi järgmisse saatesse ja täna rohkem ülesandeid lahendama ei pea. Lisaks on esimese ülesande võitja otsustada see, millistes tiimides lahendatakse teine ülesanne. Teise ülesande kaotanud paar läheb duellivooru. Alustame võistlusega. Ma mõtlen, millal raketisaatesse tulevad nagu need elemendid nagu siin selles suurtes game showdes on, kus minnakse siin 5 tükki on alles ja siis Aigar paneb kohvri lauale ja ütleb, et siin on 5000, võite praegu võtta ja ei pea mängus osalema. Aga kui mitu tükki võtavad, tähendab, ja siis nagu saad selle ja nagu teised võistlevad edasi. Aga kui mitu tükki võtavad, siis pead ära jagama. Sul on mingi... Sa oled vaadanud mingeid konkreetseid saateid hiljuti, mul on tunne või? Jah, ma mõtlesin, jah. Õige pea on üle Eesti vaja välja vahetada kõik elektriarvestid. Selleks, et töö sujuks, on vaja riski. See on päriselt või see on? See on päriselt. Me olime niimoodi, see tuleb riskijuhtimise ülesanne ja rääkisime elektriga, et peaks nagu mingi asi olema, mis nagu mingi päriselt et kus on vaja mingeid asju teha, mingid suured projektid. No, toon näite. Eelmine kord, kui me vahetasime kõiki arvesteid Eestis, oli siis meil juhtusid siuksed asjad, et varsti peame jälle. Päriselt. Ja tuleb välja, et tulebki päriselt. Ja kui tihti seda siis tegema peab? Tegelikult ei pea vist nagu mingi kuigi tihti. Ma arvan, see eelmine kord, kui tehti, oli mingisugune Elektrilevi enda mingisugune initsiatiiv, kuidas nad kaasajastasid süsteemi, aga nüüd tekib vist ka mingisugune euroregulatsioon kuskile, pluss nad nüüd saavad kõik mingi kaugjälgimise ja ma täpselt ei tea neid detaile, sest need ei olnud ka oluliselt nagu jagada mulle ülesande seisukohalt, aga mingil põhjusel tuleb nad välja vahetada ja see on suhteliselt suur projekti tegemine. Sina Elektrilevi töötaja hästi kursus olev isik, kes seda saadet vaatad, siis jätta meile kommentaari, et miks on vaja need kõik välja vahetada. Maksimaalselt maandada. Teie ees on töö teostamiseks 5 erinevat projekti. Tehke kindlaks, millise tegevusprojekti riskid on piisavalt maandatud. Oluline on valida ka kõige kuluefektiivsem projekt. Kas olete valmis? Mina olen valmis ja ma võin kohe ära öelda. Juhul kui sellel ülesandel on ainult üks õige vastus, siis ma võin juba ära öelda, millised vastused on valed, sest et eelmise saate lõpus näidati meile selle saate seda väikest isutekitajat ja seal ütlesid võistlejad ära 3 vastust, mis tähendab, et nendest 3 vastusest ainult üks saab olla õige. Ja, või mitte ükski. Või mitte ükski, jah. Et nagu, kuidas su tõenäosus nüüd töötab? Aga vähemalt 12 peab vale olema nagu. Et siis, jah, ja selle põhjal on nagu, ma nüüd ei tea muidugi, kui ruttu nad uuesti vastata saavad. Aga ma võin ka öelda, et kes ei saa edasi esimesest ülesandest. Ilma, et me ülesannet teaksime veel. Ma võin sulle öelda, et selles ülesandes saab juhtuda niimoodi, et mina vastan number 2 ja see on vale ja sina vastad number 2 ja see on õige. Nii et te nummerdasite. Nii et kuule. Meil on täpselt samad andmed. Ehk siis see projekti number ei ole ainus, mis peab korrektne olema. Et sul peab olema nagu muu taustainfo, et sa ei saa isegi proovides lihtsalt pakkuda, sest sul ei ole muid andmeid, mida esitada. Okei, et ma pean esitama rohkem kui projekti numbri? Jah. Okei, no selge. Vaatame, mis ülesannet. Jaa! Alustage! Vaatame, mis meil siin antud on. Väga palju andmeid. Jeesus.
Meile on antud tohutult palju andmeid riskide maandamise meetmete ja nende maksumuse kohta. Ükski tõsiduse ega tõenäosuse väärtus ei saa olla väiksem kui 1. Okei, ei saa olla. Ehk siis alati on mingi risk. Nagu iga suure projektiga tuleb ka elektrivõrkude planeerimisel läbi viia riskianalüüs. See tähendab, et juba projekti algfaasis tuleb kaardistada võimalikud ohud, et töö käigus ei tuleks ette ootamatusi. Märgistame oma projektid ka. Projekt 1, 2, 3, 4, 5. Lähme projekti 1 juurde. Arvutame projekti 1 riskitasemed välja. 4x3, nii seda peab jälgima, et see ei oleks üle 8. Esimesena hakkan tohutust andmekogust olulisi andmeid välja filtreerima. 372. Sa juhid ka vahel suuri projekte. Kas teed aktiivselt riskijuhtimist analüüsi? Sellisel kujul ei. Aga nagu, kuidas ma sulle ütlen, seal on nagu veits nagu vahe sees, et kas need projektid, mille puhul ma käitun, siis seal nagu tehakse midagi, mida nagu mitte keegi mitte kunagi ei ole varem teinud. Ja siis seal nagu selle riskihinnang nagu saab nagu teistsuguse väärtuse. Või et nende muutub nagu teadmatuse hulk nagu kasvab eksponentsiaalselt. Väga hea vastus. Vaatame siis seda, mis võistlejatel oli ka antud ja kasutada ja teha. Nii. Ma olen, Karoliine on saatnud mulle seda näidislahendamist. Ja ma vaatasin, meil oli Drive'i kaustas oli erinev versioon, mis on teinud ja siis üks oli Matsile testimiseks. Ja ma mäletan, et ma vaatasin sinna peale ja ma lihtsalt nagu vastasin nende koodide põhjal. Et ma vaatasin nendele koodidele otsa ja ma olin mingi, sest et Karoliine vist saatis mulle ka ainult nagu minu arust nagu ainult screeni sellest rakendatud meetmete tabeli osast ja mitte midagi rohkemat esimese hooga. Ja siis ma vastasin selle põhjal ära ja rohkem nagu ei teinud. Et ma lihtsalt eeldasin, et mida need mingid numbrid seal tähendada võivad. Vaata, kas Karoliina vaba. Matsil tuli meelde, et ta on seda ülesannet lahendanud ja siis mul tuli meelde, et sa ütlesid, et kui sa teed ülesandeid, siis sul on üks asi, milles nimetad Matsi testi. Jaa, mul on siuke asi nagu Matsi test või meil on siuke asi nagu Matsi test ja see tähendab seda, et kui sa teed ülesannet, siis esiteks sa pead selle niimoodi ära kondenseerima, et Mats saaks aru sellest, sest ta ei viitsi palju lugeda. Ja siis sa saadad talle ülesande. Oled nagu, nii, Mats, mis on vastus? Ja enamasti sa ei pea isegi ütlema talle, et sa ei pea nagu pikalt süvenema, lihtsalt ütle mulle vastus. Sest et ta lihtsalt ütleb vastuse. Ja siis see on nagu see... Ilma, et ta võib-olla oleks läbigi lugenud. Jah, teine kord võib ka niimoodi olla. Selle ülesande puhul ta luges küll ja ma pidin isegi ütlema nagu 2 korda, et ära mine nii sügavale. Lihtsalt ütle mulle vastus. Aga see on siis see, et ta ütleb mingisuguse vastuse ja siis enamasti ma seda vastust ei pane õigeks vastuseks, sest et see on nagu tunnetuslikult see liiga lihtne vastus. Sa enamasti ütled ka mulle, miks sa selle võtad, näiteks, et keskmine või et sa üritad ära peita. Rohkem. See on nagu mitte kõige rohkem, aga suht palju ja neid on vaja. Või see eristub kuidagi või nagu mingid siuksed. Ja see on väga hea, see on äärmiselt oluline osa. Järjekordselt selle kohta on väga hea blogipostitus Taivo või mis see Pungas? Taivo Pungas blogis valikvastustega. Kuidas lahendada valikvastustega? Sa oled rääkinud. Ei ole või? Sa oled viidanud, et see on seal, siis me oleme otsinud ja see on ühes teises blogis. Okei, no siis me oleme rääkinud sellest varasemalt. Ühesõnaga, kuskil blogis on väga hea kirjeldus valikvastustega küsimustele vastamise kohta. Kuskil blogis on olemas üks asi. Võib-olla. Guugeldage. Nii, et Matsi test on siis, see üles on läbinud Matsi testi ja pärast seda veel muutunud paar korda. Aga räägime siis ära, mis on need reeglid. Projektide üldtingimus on samad, erinevus on selles, millised meetmed on rakendatud, et muuta projekti riskihinnanguid. Milline projekt on optimaalse? On siis küsimus. Ja nüüd meil on siin erinevad rakendatud projektid. Projekt N on näiteprojekt ja siis meil on 1, 2, 3, 4, 5 ja nende 5 vahelt peavad siis võistlejad välja valima, missugune on see, mis sobib meile kõige paremini. Toon ka välja, et näiteprojektist on väga palju abi, sealt saab nagu vaadata sisse hästi palju. Juhised projekti riskide juhtimiseks. Projekti jääkriski leidmiseks tuleb kokku liita kõikide üksikute riskide riskitasemed. See on nii keeruline, kui te ei näe siin ette. Ma ikkagi räägin, ma loen teile ette. Ükski tõsidusega tõenäose väärtus ei saa olla väiksem kui 1. Eks kui me maandame mingit nagu asja, et kui me suudame 3-st võtta 4 maha, siis see ei saa minna -1, vaid see peab jääma vähemalt 1 peale.
mis see nagu üldskaala on? 1-5. Kas sa oled näinud sihukest pilti? Nii, me tulime nüüd kaugemale. Me tulime kaugemale. Nii, jah, olen näinud. Ja põhimõtteliselt meil on siis risk on tõenäosuse ja mõju justkui tingimuslikult korrutus. Mida suurem on see tõenäosus, seda halvem, ja mida suurem on siis see mõju, see tagajärg, siis on halvem. Ja kui meil on hästi suur tõenäosus ja hästi suur mõju, siis see on väga halb. Kui meil on väga väike tõenäosus ja väga väike mõju, siis see on väga hea risk ja hästi juhitud. See on nagu see, kust me alustame. Nii, ja nüüd meil on siis siin, võtan näiteprojekti ette. Näiteprojektis on toodud siis riskikirjeldus. Paigaldamiseks ei ole piisavalt personali. Ja meil on siis hinnatud, et selle riski realiseerumise tõenäosus on 5 palli skaalas 4. Ehk siis suhteliselt tõenäoliselt juhtub see. Ja selle riski tõsidus on hinnatud 5 palli skaalas siis 3. Seda tabelit ma küll näinud ei ole. No võt, see ma räägin, see on muutunud. Ja nüüd me saame siis rakendada erinevaid meetmeid. Need meetmed, neil on meetmekoodid, me lihtsalt üritasime olla natukene nagu päris. Kui te tahate uurida, kus saab selliseid koode, siis selle kohta on üks suur andmebaas. Ei tea, mis selle nimi on, aga siia tekib. Ja nüüd, meie näites siis, kui me rakendame selle meetme välise tööjõu kaasamisel, on olemas plaan organisatsiooni poliitika ja sise-eeskirjad täitmiseks. Ehk siis, kui mul tuleb tööjõust puudus, selle jaoks, et ma saaks seda probleemi lahendada, mul on tehtud see plaan juba ära, ma olen selleks ette valmistunud, siis tõenäoliselt mul nagu päriselt tuleb puudust. Me justkui langetame seda tõenäosust 1 võrra ja selle tõsidust samamoodi langetame 1 võrra. See on lihtsalt üks näide, et kui me rakendame seda meedet, siis nüüd me saame tõsidust ja tõenäosust langetada. Aga miks tõsidus langeb? Kui sa küsid, et miks selle konkreetse meetmega langeb? Me oleme siia natukene need nagu numbrid paigutanud, et ma ei julge kohe minna sinna analüüsi. Võib-olla Karoliina oskab seda rohkem seletada, miks konkreetselt ta pani mingitele meetmetele need konkreetsed numbrid. Et need ei ole nagu võib-olla nagu... Nad tegelikult üritavad olla. Nad üritavad olla, aga võib olla nagu ülesande jaoks tehtud lihtsustusi. Sobib. Ja kui me muidu võtaksime siis selle jääkriski leiaksid 4x3 tõenäosus ja tõsidus, siis nüüd me saame justkui lahutada mõlemast 1. Ehk siis me teeme nüüd 4-1 korda 3-1, ehk siis 4x3, me teeme 3x2 ja saame 6 selleks riskiks. Niimoodi me leiame siis selle 1 riski, seda jääkriski. Ja siia me saame siis panna ka juurde, et palju mingi meetme rakendamise hind on. Selle jaoks on siis eraldi tabel, kus ongi võistlejatel toodud välja kõik need meetmed, selle meetme rakendamise hind ja kui palju ta siis mõjutab kas selle tõsidust või tõenäosust. Ja see on siis kogu see andmehulk meetmeid, millega võistlejad peavad opereerima. Et me alguses võtsime hästi palju rohkem, siis võtsime hästi palju vähem ja see on umbes see tasakaalupunkt, kuhu me jõudsime, et me sihiks sellist, ütleme, 20-25 minutilist lahendust. Nii, nüüd meil on nagu taustsüsteem enam-vähem arusaadav, käime veel siin reeglid lõpuni. Me seda vaatsime, et ei saa minna väiksemaks kui 1, ehk siis kui me nägime, et seal oli 2 ja tuleb -3, me ei saa, see jääb 1. Nii, projekt on optimaalsem, kui on täidetud järgmised tingimused. Ühegi üksiku riskitase ei tohi olla suurem kui 8. Ehk siis 2x4 on 8, see on lubatud, 3x3 on 9, see on juba üle. Ehk siis see on meil, sinna on tõmmatud joon, et me peame suutma kõik maandada nii palju. Projekti jääkrisk ei tohi olla suurem kui 30. Projekti jääkriskina me siis loeme nüüd seda, et kui meil on siin kõik need riskid, siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 riski. Kui me nüüd liidame kokku need kõik, siis selleks, et ta oleks sobiv, ei tohi see summa olla üle 30. Siin näite puhul see tuleb 48 ja järelikult see konkreetne lahendus meile ei sobiks. Projekt on kõige optimaalsem, kui see on kõikidest tingimusi täitnud projektidest soodsaim. Ehk siis mul võib olla mitu riski, mis me saame alla 30, kus ühegi üksiku riski see riskitase ei ole suurem kui 8 ja kui mul on neid mitu, siis ma pean valima selle, mis on soodsaim. Ja siis on vastuse esitamise koht. Minu hinnangul on kõige optimaalsem minna edasi projektiga number X, sest projekti ühegi riski tase ei ületa 8. Projekti jääkrisk on 25, mis on väiksem maksimaalsest lubatud jääkriskist. Selle kogu summa on 157 000, mis teeb sobivate jääkriskidega projektide hulgast kõige soodsamaks. Ehk siis siin me tegime sellise lünkteksti ette, kus sa pidid siis täitma lüngad ja me hindasime siis, et ka need sisulised vastused
oleks korrektsed. Et kui ma lihtsalt pakun esimest, teist, kolmandat, neljandat, viiendat, siis me ei loe ühtegi neist vastustest õigeks. Jah, ja kui tundus, et laua peal oli hästi palju pabereid, siis me andsime selliseid tühje pabereid 5 eksemplari, et sa said ise neid siis täita iga projekti kohta, et see on just kui jälle lünktekstileht, kus ma saan teha ristikese ja panna, et mul oleks lihtsam lahendada selles, et mul on juba nagu tabel ette antud. Vot, nüüd on vist kõik oluline taustainfo olemas, ma loodan. Ja. On 7 M14, M3, nii, -2, 0 teeb kokku 5. Kui olen andmetega tutvunud, hakkan välja arvutama iga projekti riski. ORP 2M4. Siin on tõenäosuse muutus rakendamise -1 ja tõsiduse muutus rakendamise -1. Siin on need pandud. Kuna ma ei märka, et meil on projektide kirjeldused antud, siis hakkan ise meetmeid kombineerima. Siit tuleb 3 × 4 on 12, midagi tuleb rakendada, vaatame, mis kõige odavam on, vähemalt 2 riski. Tunnen kaasa ja on Hendrikule. Mina ei saanud praegu täpselt aru ta kommentaarist. Ta ei pannud tähele. Ta ei vaadanud, et esimesel on täpselt need, vaid ta proovis ise leida. Ta proovis ise leida, et kuidas mis meetmetega ma saan selle tulemuse alla nagu nende tingimuste sisse, mis on. Okay. Ta justkui loob nagu projekti number 6 veel. See oli ka kusjuures alguses, ma arvan, et me sihtisimegi sellist lähenemist ja ma arvan, et võib-olla sarnane on see, mida sina oled pidanud võib-olla hindama ja lahendama. Ei, mina sain seda tabeli, mis esimeses on. Ma mäletan, aga ainult selle nagu. Okei, sest alguses me tahtsime... Ja siis ma lahendasin selle põhjal, et mis numbrid seal nende meetmete nagu kirjelduses, mis numbrid on nagu. Et kõige parem on, eks ju see, et või päriselt see, kus see nagu raskuskese asetseb päriselu probleemid, see on see, et ma pean need meetmed välja mõtlema, kuidas ma vähendan seda riski. Aga see on hästi subjektiivne ja me oleme ka siin pannud, sa küsisid ka, et miks see vähendab tõsidust ja miks see vähendab tõenäosust täpselt nii palju. Ja see ongi hästi subjektiivne asi ja me pidime mingi osa sellest ette andma. Ja selleks, et me saaksime nagu väga selgelt ja struktureeritult läheneda sellele, siis me andsime ette need asjad ja nad pidid siis justkui sisuliselt valideerima tegelikult ja valima nende vahelt parimat välja. Et nad ise ei pidanud neid riske ja meetmeid välja mõtlema. Sest midagi tuleb rakendada, vaatame, mis kõige odavam on, vähemalt 2 riski seda punkti tuleb meil alla saada. Vastavalt kaardistatud ohtudele tuleb rakendada meetmeid, et minimeerida nende realiseerumise tõenäosust ja tõsidust. Lõpuks on eesmärk see, et klient ei jääks elektriühenduseta. -1 ja 0. Ehk siis ta tuleb ka 8 ja see läheb üle. Siis see kindlasti ei ole. Ehk siis 4. lähme risti kõrvale. Kuulsid praegu, mis ta ütles? Ta nägi, et üks üksikrisk tuli 8 ja ta jättis selle kõrvale, sest et 8 ei tohtinud olla, aga tegelikult vist ei tohtinud üle 8 olla. Tegelikult ei tohtinud üle 8 olla, ehk siis see on nüüd see, mille pealt Robin paneb natukene puusse, paneb ennast raskesse olukorda siin esialgu, et ta välistab kohe asjad, kus tuleb 8, kuigi on öeldud, ei tohi olla üle 8. Arvutuste tulemusel suudan kohe välistada 2 projekti. 2 × 3 on 6 ja 7M2 -1. See on 4 × 0. See töötab nii või? Esimese hooga vaatan, et 5. projekt on üks ja ainus, mis sobib ideaalselt tingimustega. Aga kui olen kõik üksikriskid kokku liitnud, siis saan aru, et nii see ei ole. See on 31 kokku ja korjam. Oota, 10, 22. See ei sobi. Miks see ei sobi? Siin ülesandes tuleb võistlejatel jälgida mitut riski, mis arvestite vahetamisel võivad ette tulla. Näiteks tuleb arvestada tööohutusega, tarneahela toimimisega ja küberturvalisus. Kui me alguses rääkisime Elektrileviga, siis seal olid ka inimesed, kes tõid välja, et sul on igasugu asju, tooge näide, et ma ei kujuta ette, mis need on. Ja siis ma küsisin ka, et kas teil on enda mingit seda, aga see on nagu üks siseinfo, et nad ei saa meile päris oma mingit riskijuhtimise nagu tabelit anda ja ma saan sellest täiesti aru, aga nad tõid näite, et tahab minna see brigaad siis vahetama seda arvestit. Lähevad sinna, vaatavad, koer on õues.
telefon, no et nad ei saa minna, sest valvekoer on ees, nad ei saa. Ja siis nad ongi, no ma ei tea, lähme järgmisse kohta, eks ju, aga siis kohe sul kogu päevagraafik läheb kuidagi katki. Või mingil põhjusel, ma ei tea, kas mingi tööriist läheb katki või midagi või ununeb kuskile maha ja siis on see kohalik majaomanik, kes on mingi, aga võta minu tööriist. Ja kui nüüd seda tööriista kasutad, siis midagi juhtub, kas läheb elektriseade katki, kas inimene saab viga, siis see on kohe jälle, et sulle on antud asjad, millega sa oled koolitatud, millele sulle on antud ohutus, et kõik eeldavad, et sa oskad, et nii palju täiesti siukseid, ma ei oska mõelda ka selle peale, mis see on. Aga mingid siuksed asjad tulevad ja siin me näeme, et siin on näiteks, ma ei tea, elektrikilbi konfigureerimise ligipääsud lekivad. Eks tänapäeval kõik on kaugjuhitavad, sa paned sinna netikaabli sisse ja sa saad siis kuidagi sinna sisse logida. Ja kui keegi teine peaks nüüd saama sinna sisse logida, siis võib-olla ta saab lülitada välja sinu majakilbi, alajaama kuskilt mingi asja, tõmmata pool Eestit pimedaks, ei tea. Ja mis teeb veel natukene veel keerulisemaks selle, siin on all ka kirjas probleemid hankijaga, on see, et nüüd mingist ajast vist tekib mingi regulatsioon, kus sinul kui koduomanikul peab olema võime ka ise kaabliga sinna külge hüpata. Et seal on üks auk, kus on juhe, mis läheb Elektrilevi võrku, aga et kuna sinul on ka uudishimu, kuidas sinu maja elekter töötab, siis sul peab ka olema võimalus ja õigus. Mis tähendab seda, et kõik nagu küberturvalisuse meetmed selle ühe arvesti sees, et mina ei saaks siit sama kontrolli, mida ma saan teise pistikuga teha. Ja nüüd, kui sa ja siis ma teen. Ja nüüd see üks peab olema füüsiliselt, vaata, karbi sees plommitud, et sinna ei saaks ligi. Ja kui ma nüüd tellin endale kelleltki selle arvesti, siis sellest hetkest, kui ma teen hanke ja sellest hetkest, kui ma kätte saan, seal see tarkvara uueneb 7 korda vahepeal peal. Ja iga kord, kui see tarkvara uueneb, ma pean tellima mingi super tugevad auditid ja tarkvara turvalisuse testid, mis valideeriksid mulle ära, paneks selle templit, jah, tõesti, sa tohid seda kasutada. Sest kui keegi teeb seal tarkvara uuendamisel mingi vea ja kogemata kogu Eesti elektrisüsteem on nüüd kättesaadav selle kõrvalpordi abil, siis on halvasti. Siis on väga kallis see kõik. Teenuseandja valimiseks on koostatud turvanõuded, teenuseandja valimiseks on koostatud turvanõuded -2. See on 0. Projekt 3 ka justkui sobib, huvitav, väga paljud sobivad praegu, kas ma teen midagi valesti või ei tee valesti, saab näha. Kui leian projektid, mis on turvalised, hakkan arvutama nende hinda. 2, 2, 4, 0, 0, 0. Nii. Esimene on 106. Arvutamine edeneb kiiresti, kuna arvud ei ole suured. 3 korda 2 on 6. Nii et see on ikka alla 8, see tähendab, et me saame kasutada odavamat. Rakendan hoopis seda. Kui saan aru, et meile on antud projektide kirjeldused, siis hakkan enda koostatud projektiga neid võrdlema. Ehk siis projekt 3 võib olla potentsiaalne, sest ta vastab, aga... Et Jan veel ikkagi on, et võrdlen enda projektiga, kui minu oma on parem, siis pakun, et teeme seda. Ma ei olegi kindel, aga ta on ikkagi, ta küll sai aru mingist osast, aga ta natukene veel kobab. Kas siin on midagi muud sarnast, mis tundub odavam? Robin arvutab väga usinalt, kuigi tal jääb 2 silma vahele see üks risk, millele ei ole vaja meedet rakendada. Nii, nüüd tuleb välja mõelda, mis nendega kõige optimaalsem on. Siit on üks variant saada, see võtta lihtsalt ainult üks maha, Con 7 M2-ga, mis on 13 900. Ja mis me risk nüüd tuleb? On palju, ta on 8, ta läheb üle. Hakkan kogemata arvutama. Mulle tundub, et siin on ka, vaata, siin ja siin on riskid puudu. Selles projektis võib-olla konkreetselt ei olegi rakendatud mingit meedet nendele ohtudele. Aga neil risk on sellest hoolimata ju. Ja, väga õige. Et kui tal siit see summa tuleb, siis praegu tal see summa on potentsiaalselt 14, vaata, mida ta arvutab kokku. Aga tegelikult siit peaks need korrutsid juurde olema, mida me ei näe praegu. Ja, nii on. Näidisprojekti riski ja hinda, kuigi seda meil vaja pole. Nii, et vaatame korra üle. Ta ütles, et hakkab kogemata arvutama näidisprojekti riski ja hinda. Näidisprojektist tegelikult olid need nagu välja arvutatud. Aga ta kontrollib teie arvutused üle ikkagi. Ei, ma tegelikult saan aru, miks tal see tekib. Vaata, siin meil on öeldud, mis need näidis rakendatud on. Ja kui ta ei vaata seda konkreetset näidist, kus need ongi välja arvutatud, vaid ta võtab ühe selle tühja, mis on talle antud, et ta sisse kannaks, et ta võib siia nüüd näidist ka kanda. Okei, saan aru, kus tekib mure. Projekt 2 on 1, 2, 3 M3, ISM, see Con 7 M10, Con 7 M9, võrutame need igaks juhuks korra veel üle.
minu arvutusel näitavad, et kõige odavam projekt on number 2. 6500 pluss see viimane on 6110. Stopp, peatage lahendamine. Kui Helena nuppu vajutab, filtreerin mina alles andmeid. Mulle meeldib, et siin on nii ehe see individuaalselt. Keegi vajutab nuppu ja siis on inimesed, kes on järjest mõttesed ja nad tõusavad mingi. No, ei ole, ei ole. No, me räägime siin järjest, kus Robin pööras, Tuuli pööras, siuke. Vaatame ühe korra veel. Ma tahan ka näha. Stopp, peatage lahendamine. Kui Helena nuppu vajutab, filtreerin mina alles andmeid. Helena-Mai, sa arvad, et sul on õige vastus käes? Jah. Tule räägi meile, mis sinu vastus on. Olen oma vastuses päris kindel, sest 2 projekti sain välist. See helidisain siia, see Hollywoodi, see Bassner. No kuula seda. Kui ma oleks kinoteatris, siis see oleks siuke tunne, et see liivaüst tuleb kohe sealt tagant seinast läbi. Sa arvad, et sul on õige vastus käes? Jah. Tule räägi meile, mis sinu vastus on. Olen oma vastuses päris kindel, sest 2 projekti sain välistatud ning ülejäänud 2 olid liiga kallid. Minu hinnangul on kõige optimaalsem minna edasi projektiga number 2, sest projekti ühegi riskitase ei ületa 8. Projekti jääkrisk on 15, mis jääb täpselt lubatud piiri sisse. Selle kogumaksumus on 224 000 eurot, mis teeb ta sobivate jääkriskidega projektide hulgas kõige soodsamaks. Helena, see vastus ei ole kahjuks õige, seega lahendamine jätkub. Helena-Mai vastus on vale, sest riskitasema... Ei taha põhjendust kuulata. Kas ta jättis liitmisel need ilma meetmeteta riskid liitmata või? Jaa. Ehk siis see sama, mis sa tõid välja praegu Lukase paberi peal, eks ju, tal oli samamoodi see tegemata. Arvutamisel jättis ta osa riske tähele panemata. Nii, 394,5 on 324 500. Stopp! Peatage lahendamine. No, siin on nüüd see koht, et kuna ma nägin eelmise sisutekitajas ära, et Tuuli ka vastas, siis ma tean, et Robin ei saa õigesti vastata, sest et muidu ma oleks pannud läbi. Nii et hot take. Kuuldes Helena vastust, saan ka välistada projekti number 2. Robin, sul on vastus käes? Jah. Vaat siin Robin ütles, et saab välistada. Tegelikult 2 võib endiselt olla õige. Õige. Tule räägi meile sellest. Ajal, kui teised vastavad. Seda enam vaata, et Helena vastas 2, nii et teised numbrid olid valed. No, me teame, et see 15 oli, tal oli konkreetselt jäetud ära. Aga kui ta oleks need õiged numbrid pannud, võib-olla see oleks õige. Saan ikkagi edasi liikuda ja teha peast arvutusi. Minu hinnangul on kõige optimaalsem minna edasi projektiga number 3, sest projekti ühegi riskitase ei ületa 8. Projekti jääkrisk on 25, mis on väiksem maksimaalselt lubatud jääkriskist. Selle kogumaksumus on 324 500 eurot, mis teeb ta sobivate jääkriskidega projektide hulgas kõige soodsamaks. Sinu vastus ei ole õige. Lahendamine jätkub. Igal riskil on antud esinemise tõenäosus ja kui tõsine see risk on. Need 2 arvu kokku korrutades saame kogu riski iseloomustava suuruse. Robin, mõju oli palju nagu kergemini mõistetav. Tõenäosus ja tõsidus nagu minu meelest on nagu, lähevad nagu kergemini sassi oma vahel. Võib-olla küll, jah. Tõestab seda suurust valesti. M11, see on -2, -1, see on 1 korda 1 on 1. Issand, kui odav see tuleb. Märkan, et 3. ja 4. projekt on peaaegu identsed, aga 4. projekti meede on kõvasti odavam kui 3. projekti oma. Stopp, peatage lahendama. Ja siin nagu võistlejana nii keeruline on enda peas teha seda lülitust, et teine võistleja eksis riski või maksumuse arvutamisel ja mitte projekti valimisel. Noh, et sa nagu, nad kõik on teinud nüüd, davai, 2 ei ole, 3 ka ei ole.
nagu seda on nagu noh, et kui sa nagu ei tee süstemaatiliselt kõike läbi ja sa kuulsid, okei, see ei olnud nagu, et hästi raske minu arvates, et see, kuidas see nagu on nagu noh, vastuse andmine on üles ehitatud. Ja ma võin öelda, et minu arust siin tegelikult, no me näeme praegu 3. vastamist, ma ei tea, palju me siin kokku neid näeme, et tegelikult vastati rohkem. Et ilmselt vastatigi juba ka sama numbrit mitu korda. Okay. Sest no eks me näeme, ma arvan, et Tuuli näiteks ka vastas 2 korda vist selle ülesande jooksul. Et ma ei tea, kumb see neist on ja ma ei tea, kas me jõuame siin kellegi õige vastuseni ka, aga et ma arvan, et me jõuame kellegi õige vastuseni. Ma lihtsalt ei taha ette öelda, et kellelt võib-olla see tuleb. Okay. Ja siis et siin noh, siin oli tead stuudios, ma arvan, et vastati sama numbrit mitu korda ka juba. Tuuli, kas sul on vastus käes? Jah. Tule räägi sellest meile. Kui Tuuli nuppu vajutab, on mul vaja ainult vastus veel paberile kirjutada. Minu hinnangul on kõige optimaalsem minna edasi projektiga number 4, sest projekti ühegi riskitase ei ületa 8. Projekti jääkrisk on 30, mis jääb täpselt Näete, et ta on siin 1 korra vastanud. Võib-olla isegi 2, ma ei tea. Ma arvan 1, sest neid numbrit on 1 korra sodinud. Et tegelikult see on ta juba teine vastus. Lubatud piiri sisse. Selle kogu maksumus on 260 000, mis teeb ta sobivate jääkriskidega projektide hulgas kõige soodsamaks. Tuuli, sinu vastus on õige. Palju õnne, sina oled selle ülesande võitnud kindlalt järgmises saates ja sina otsustad, missugustes tiimides lähevad sinu konkurendid vastu järgmisele ülesandele. Iga kord, kui keegi vastas, siis enne kui nad läksin ette, siis ma läksin, küsisin näha seda projekti tabelt, kus nad olid neid arvutusi tegin pildi, et mul oleks nagu enam-vähem andma, ma saaks hinnata, miks nad tegid valesti, et ma saaks vajadusel öelda toimetajale või saada aru, et kas nad tegid õigesti. Ja see vastus oli niimoodi, et noh, muidu ma käisin järjest, eks ju, ma ei tea, et see oli äkki võib-olla 5. vastamine, võib-olla 6. Ja kõik on mingi see paber. Ma läksin tuulidel, mul ei ole paberit. Kus sa said siis? Ma tegin peast. Davai. Siis ta näis mulle oma selle vastuse ära. Ja tal oligi siis nagu nii palju oli peast. Ma arvan, tal oli võib-olla, kui ta oli enne neid läbi analüüsinud, et ta oli selle nagu jääkriski suutnud kuskil kokku arvata. Ma arvan, see võib-olla liiga palju ei muutunud, aga ma ei teagi nüüd, igatahes see summa, maksumuse summa oli, ta vist ütles siin, et 260 000 või midagi. Ja see äkki päriselt oli 259 800 või midagi sellist. Ja siis me tegime ka seal kohtunike paneeli, kus me otsustasime, et siin küll tegelikult ei ole seda kohta, kus et ei ole põhjust ümardada otseselt kuskile midagi. Aga kuna oli protseduuriliselt nagu õigesti lähenetud, võetud õige see, numbrid klappisid, et seal oligi nagu väike selline arvutusviga, siis me ei hakanud seda enam eraldi karistama, vaid me otsustasime siis kollektiivselt kohtunikega, et me loeme selle vastus õigeks. Ja no mine tea, kas Elektrilevil sellise projekti juures see 200 eurot siia sinna, kas selle pärast nagu korrektne on alati tähtis olla. Aga selles olukorras ma arvan, et oli selles mõttes võrdne kõigile, et me kelleltki otsest nagu ära ei võtnud sellega midagi. Elektrilevil ilmselt on Excel ja Excelis on valem ja õige. Ja liitmisviga tekib ikkagi niimoodi, et on mõnda arvu ikkagi mitu korda liidetud. Kui tekib? Ei teki. Täiesti uskumatu. Sinised lähevad lõpuks duelli. See võit oli nii magus. Ühes tiimis on pikkade nimedega ja teises lühikeste nimedega inimesed. Ehk siis tiimid on Helena-Mai ja Jan-Hendrik ja Robin ja Lukas. Selge. Tuuli on rääkinud. Teid ootab järgmine ülesanne. Kindlasti sööb meil Janniga koostöö väga hästi, aga Robin ja Lukas on väga tugevad vastased. Robin on tugev elektri ülesannetes, kuna ta on varem tegutsenud robootikaga. Seega meil võiks olla päris hea võimalus võita. Ma näitan veel, kuna siia on ülesanne, ma võin enne stopperi, meil on veel 3 minutit rääkida, siis ma see ei tähegi siuke ülesanne, et ma oleks tahtnud ise ka nagu fullis lahendada kaasa nagu arvutada neid numbreid. See tundub siuke lõbus nagu arvutus, vaata, et see on nagu no pressure. Ja korrutad neid numbreid. Ühekohalised numbreid. Ma toon välja, vaata, siin on selliseid meetmeid. No näiteks siin paigalduspersonal ei ole piisava koolitusega ja paigalduspersonal
ei ole kursis spetsiifiliste eritingimustega, lahtised koduloomad, noh, seesama, eks ju. Ja nüüd, kui sa neid meetmeid vaatad, siis nad ei mõõda riski kuidagi või? Ei, siia rakendub sama meede. Et kui ma teen siin nagu mingi sellise koolitusprogrammi viin läbi, siis automaatselt ma tegelikult rakendan seda mitmes kohas. Ja see aga sa saad ainult ühes kohas selle riski maha võtta? Ma pean ühe korra arvestama selle riski maksumust. Siis ma viin läbi, aga ta mõjub mul mitmesse kohta. Ei, oligi nii, võta üldinfo uuesti, esimene leht. Kui meede leevendab mitut riski, siis selle rakendamise hind arvestatakse ikkagi ühekordselt. Ja selle jaoks, et me selliseid nagu küsimusi väldiks, siis siin näites on ka. Näiteks meil on siin see KON 7M2, et me näeme siin on kirjas ka, et see on juba arvestatud. Et noh, paar riski või paar meedet on eks ju sellised, mis rakenduvad niimoodi. Ja no see on küll siuke, nüüd ma enam ei taha lahendada üles need. Okei, nali. Järjest lähed, siis ju näed, kus ta on. Ja. Et mõned sellised nagu pisikesed, ma ei taha öelda nagu vimkad, aga sellised nagu tähelepanu ja funktsionaalse lugemisoskuse kontrollmehhanismid. Jah, vot täpselt see. Samamoodi siin on neid olukordi, kus just kui see peaks minema alla nulli, aga ei lähe, kui on meede rakendatud. No siin me näeme 1, -1, -3, -0, et see jääb ikkagi 1, mitte ta ei ole -3. Ja me proovisime need erijuhud kõik see nagu näiteprojekti sisse tuua, et kui see tekitab sinust segadust, siis sa saad siia tulla ja vaadata. Võib-olla kõige nagu rohkem see, mida siit näitest ei ole välja võimalik lugeda, millest pead välja mõtlema, on see, et see projekt nüüd ei sobi. Et seda vaata siin ei ole kohe öeldud. See on nüüd see, mis sa pead ise nagu mõtlema. Või noh, samamoodi, et see siin jääb maandamata see suur oht. Et noh, siin on 2 põhjust juba, miks see projekt ei sobiks. Et seda ei ole siia konkreetselt toodud, aga arvutuskäik on näidatud võimalikult nagu selgelt näidetega ära. Näita mulle korra seda üldinfot veel. ORP 2 M15, okei, ehk siis 4 sealt jääb alles. Projekt 2 saab kõrvale jätta kohe. Et sa vaatasid, kes ei rakenda sellele teisele üldse? Ja, sest seal on suur risk, vaata muidu, kui sa ei rakenda. Ja kõikidel teistel on, eks ju, see samas rakendatud. No, et ma mõtlen just, et kui ruttu see, no see on natuke sarnane, nagu mõned aastad tagasi oli see ralli legendi ülesanne, vaata. Et mitu sammu on vaja läbi käia, enne kui sul taanduvad, nad jääb üks alles. Ja siin on siis niimoodi, et me saame läbi välistada. Vaata veel, mis numbril see oli. Mul on siin oma salatabel, ma ei taha seda näidata. See on projekt 1. Projekt 1 jääb siis niimoodi, et see viimane siin, see jääb üle 8. Ehk siis sealt me saame ka selle välistada ja lõpuks mul jääbki siis projekt 3, 4, 5 äkki jäävad need, kus ma peaksin siis võrdlema päriselt neid ja leidma, mis on siis mis on alla 30 ja mis on kõige odava. Vot, ja nüüd ongi aeg minna teise ülesande juurde. Tulekahju, avarii. Õhuvaatlus on suurepäraseks abiks elektrivõrgu seire teostamisel. Lähenedes elektriliinidele ülalt on võimalik mitmeid probleeme märgata oluliselt lihtsamini kui maapinnalt. Pange kokku lennuvahend ja leidke tõrked elektrivõrgus. Kas olete valmis? Jaa! Alustage. Nii, vaata, siin on tööjuhendad kell see. Nii, meil on kaart. Kas nad peavad ise drooni ehitama või? Jaa. Appikene. Ja kui suur see kaamera on, mis sinna külge läheb? Kohe näed, kui nad võtavad pakist välja ja neil on kantud siis nagu juhitav moodul. On, jah. Nii, tuvastage ette antud alalt kõik õnnetused ja ohtlikud olukorrad, märkige need kaardile ja kandke nendest ette ümberkukkunud elektripost või mast, liiklusõnnetus vahetuses läheduses, tulekahju elektrivõrgu komponentide vahetusläheduses, elektrivõrgu komponentide ebatavaline kuju või asend, viltune post. Ülesandest peame ehitama lennuvahendi, mis suudaks anda meile video pildi liina kohalt, et leida üles vead elektrivõrgus. Kui me paneme ta õhupalli külge, siis me paneme ta nöörid külge, et teda keerata ja siis kasutame tema propellereid, et liikudest. Ma arvan, et meil on väga kõige turvalisem lihtsalt õhupalliga, nagu, sest me saame nööriga tast kinni hoida. Kas ta püsib õhus nii?
kui püsib, siis miks ka mitte. Sellepärast, et nagu selle lennukiga ma ilmselt ei lenda piisavalt täpselt või lennumasinaga. Õhuseire abil saab tuvastada elektrivõrgus juba tekkinud rikkeid ning kaardistada potentsiaalseid ohukohti, mis võivad tulevikus rikkeid põhjustada. Nii. See on siis, mis asi? Kire lihtsalt. Okei, ma vaatan, kuidas see ka... Oppi, nad ei ole leidnud veel. Okei, nojah, nad ei pea panema. Okei, nad peavad juhtimiseks lennuki panema. Selge. Neil on siis antud selline asi nagu Power Up 4. See on siis selline kontrollmoodul, mille sa saad panna paberlennuki peale. Et kui sul muidu paberlennuk on viskamiseks, siis siin sul saab olla paberlennuk, mis on telefonis siis juhitav, nii et seal on propellerid küljes, raadiovastuvõtja, aku ja sa saad siis temaga rohkem lennata. Ma ei ole ise kunagi ehitanud seda paberlennukit. Ma ei tea, kui palju sa saad sellega lennata, aga sa saad seda moodulit kasutada ka selles mõttes ilma selle nagu lennukita. Et sa saad panna mootorit käima, sa saad seda juhtida oma tahvelarvuti või telefoniga ja see on see, mis on antud siis keskseks kontrollmooduliks võistlejatele. Selle lisaks on siis selline väike seikluskaamera. See seikluskaamera on nii suur, 2x2 sentimeetrit vist umbes. Ja siin on vaata igasugu korpused ja asjad. Ja Jan-Henrik on vist juba pannud kaamera korpusesse, aga need kõik kaaluvad. Sest asi, mis hoiab su lennuvahendit õhus, on need heeliumi õhupallid. Ja see on võrdlemisi selline piiratud ressurss, millega sa pead nüüd selle tasakaalu leidma, mis tähendab, et kõik üleliigne mass tuleks välja jätta. Kas neil oli ka piiratud hulk õhupalle? Jaa, neil on 6 õhupalli. Ja nad juurde ei saa? Nad juurde ei saa. Kaamera kinnitab siia. Mõtlesin, paneme põhja külge tema augu ja siis tõrkame nagu läbi. Meil on antud lennumoodul, kaamera, heeliumõhupallid ja muid vahendeid raami ehitamiseks. Hoia ühte. Ma hoian. Ma võtan teise. Kuidas me paneme? Ja paneme kuhugi mingi massi keskmisse need suht. Ma mõtlesin, paneme lihtsalt erinevatesse nurkadesse nagu teibiga. Ta võiks suht sirge olla. Üks viis lennuvahendi ehitamiseks on selle lennumooduli ümber teha raam ja selle külge kinnitada heeliumiga täidetud õhupallid. Paras väljakutse on nüüd see lennuvahend tasakaalu saada. Kas ma teipi väga ei usaldaks, võib-olla peaks kuuma liimiga? Kaamera või? No selle kaamera aluse. Kaamera aluse võib küll, jah. No sest meil on mõttekast alusega panna. Testitud juba nagu sa näed, aga siis teeme alusega, jah. Alguses proovime kinnitada õhupallid kaamera. Kas kaamera saadab nagu otsepilti või kaamera on siuke, et lähed, teed salvestuse ja siis tuled vaatad salvestust? Kaamera teeb salvestuse ja siis tuled vaatad salvestust. Okei, no jah. See on, ma tunnen, kas ütlesite ka inimestele, et kaamera peab nagu pärast toimima või piisas sellest, et selle kaardi saab sealt kätte ja kõik muu on liimine? No see on juba nende enda valida. Peaasi, et nad saavad kätte selle info ja selle jaoks nad peavad saama selle kaardi tagasi. Külge, aga neil ei ole piisavalt jõudu, et seda üles tõsta. Katsutame? Päris raske. Kas ma peaks ilma jalata proovima? Aga samas, siin peab väga kohale saama, mis on päris keeruline. Sest muidu ta vaatab lihtsalt vales suunas. Kuna üles on vaja filmida terve ette antud ala ja tõrgete tuvastamiseks peab kogu materjali läbi vaatama, tuleb lennumasin ise võimalikult ruttu valmis ehitada. Ma ei tea, me saame lihtsalt nagu väiksemaks lõigata. Aga see ei anna väga. Panime teipi ka päris palju. Nüüd nöörid. Vaata, neil on siukses suurus asi ja siis nad lõiksid nii suure riba sealt maha. Et pigem ilmselt, kui sa seda arvet on liiga raske, siis tasub võtta see teistpidine lahendus ja hakata nagu nullist nii vähe juurde panema. Minu jaoks on väga põnev see, et kuidas see neil tasakaalus püsib, sest et neil on kaamera vaatab alla. Ma nüüd ei teagi, äkki vaatab külje peale. Aga ilmselt vaatab alla, ma usun, et vaatab alla. Ja et ta on nagu hästi külje peal. Või et ma ei tea, kuidas see nagu töötab. Kui me nööre teeks äkki lühemaks, vaatame, kui ta ei saa, siis on see, et nööre lühemaks. Alguses ehitame drooni külge papist kere, aga saame aru, et see on liiga raske. Proovime. Nii, oota, üks töötab. Nii, äkki töötab mõlemad. Okei, enam-vähem. Töötab spinnib liiga palju? Oota, meil on... Ta näeb võib-olla ta nägi midagi, aga see ei ole suur tõenäosus. Viskame ta veel, ma arvan, meil on aega. Okei. Kinnitame õhupallid otse lennumooduli külge, aga ta ei hakka kontrollitavalt lendama. Kui meil oleks 2... Mul on küsimus selle kohta, et kui keegi oleks teinud üks lahendus, et oleks võtnud nööri, teipinud selle sinna seikluskaamera külge, kuna see on seikluskaamera, siis sellega võib igast rumalusi teha. Siis visanud selle seikluskaamera lihtsalt sinna nagu kalaõnge.
loistanud ta tagasi, kas siis oleksite öelnud, et on rikutud nende ülesande reeglit? No siis oleksime menetlenud, sest et no me tegelikult tegime seda ülesannet ka Luxis. See on see, kust meil oli testitud see 6 õhupalli, me teadsime, me läheme ja seal meil oli reegel. See läheb sinna, siis peab tulema ise tagasi. Kui see kukub sinna maha, siis oled ilma. Mis on natuke nagu päris elus, eks ju. Me nägime, et see tekitas seal nagu suure piirangu, mis tähendab, et siin me siis andsime selles osas neile nagu vabadust juurde, et kui see kukub kuskile sinna maha, siis andke märku ja kohtunik toob selle teile ära. Et noh, nüüd ma olen juba sellest sinu ideest ningituna, mis manöörist ikka. Et ma viskan kaamera ja siis ütlen, kuulge. Aga ma arvan, et seal oleks ilmselt kohtunikud sekkunud. No vaatame, äkki keegi proovib. Sest et ma ütlen ära siin, minu teine variant on see, et aga kui ma hästi kõrgele tõstan, siis ma ei pea üldse sinna lendama, vaata. Me proovisime ka kõik positsioneerida niimoodi, meil oli neile öeldud nagu piirid, kus nad ei tohi minna, sest Robin on suhteliselt pikk, Jan-Hendrik on suhteliselt pikk, et mina käisin laua taga ja siis vaatasin, kas ma näen, kas ma hüpates näen, et me niimoodi proovisime kõik paika panna. Aga kui sul ikkagi õhupall tõuseb 5 meetrit üles, siis ta ilmselt näeb sealt laua kohalt ka. Et no vaatame. Nööri, et me saaks teda keerata, kas aitaks meid? Tegelikult võib olla, aga kas nad on piisavalt palju lahus, et ta nagu oleks seda... Kui me... Lukas ja Robin ehitavad praegu põhimõtteliselt mootoriga marionettnukku. Et. Kui me paneme selle niimoodi siia. Kas ta liiga raskeks ei lähe või? Ma ei usu, et see üks tikk teeb ta nii raskeks. Aga siis ma pean nööriga juurde. Ma tõmban nööri välja seda. Aga miks ta praegu laua peal püsib? No vaat, järelikult on raske. Proovime leida viisi, kuidas saada kaamera stabiilsemaks, aga see võtab meil väga kaua aega. Mine sinna nurga poole rohkem. Vaata, et saaksid suhtelisel nurgas selle visata. Ja ütle, kui sa valmis oled. Pane ta juba tööle. See ei tööta. Ma ei tea, et siin käis mingi plõks. Ma ei tea, kas neil läks siin pall katki või mitte, sest mul on tunne, et neil on nüüd juba suht vähe palle alla. Ja minu meelest on näha, vaatasin ka seal selle nagu siin. Ja siit see kukub alla. No vaatame. Küll me saame neid... Ma proovin aeglasemalt. Proovi aeglasemalt, jah. Jan-Hendrik üritab lennumasinaga lihtsalt alakohale visata, aga kahjuks ei tule sellest mitte midagi välja. Nii, siin ma näen kenasti pilti meie enda lauast, aga selle vaatamiseks ma võin kõrvale ka piiluda. Aga läheks vaja seina taha vaadata oleks vaja. Siin videol vist ei ole midagi peal. Ja siis ma läks video kinni. Kus ta kinni käib siit ülevalt? Lukas paistab oma meeskonna katsetustega päris rahul olevat, kuid kui nad videoid vaatavad, ega siis pole väga aru saada, mida nad on filminud. Okei, see on väga hea vaade praegu. Tee niimoodi aeglaseid tiire seal peal. Ta ei keera nii, nagu ma tahan. Täitsa lendavad siin. No, et see kontroll on natuke keeruline, et kust ja mis ta keerab, aga nad ikkagi teevad tiiru peale. Minu arust see äpp tahabki nagu tahvi pööramist, aga see on küll, ma olen näinud, et inimesed, kui neil on vaja nagu pöörata, et juhtida, eriti kui on mingi rallimäng, kus on vaja pöörata ja juhtida, siis läheb nagu see. Aga neil täitsa lendab, vaata. Sõida tast üle, et... Lase tal natuke vajuda. Helena-Mai ja Jan-Hendrik on ära tabanud, et suunates selle lennumooduli tagumistosa allapoole, siis need propellerid tõukavad kogu lennumasinad ülespoole ja ta püsib paremini õhus. Vaatame, kas me näeme siis kohe midagi. Siin on kõik püsti, vaata. Ja. Kas siin on tuli või? Või panna... Praegu tee mingi märge, et seal vist on. See on nii nagu aus. See on nii aus, et kui sa päriselt üle lendu teed, siis sa pead ka mingi 2 piksi pealt seal. Ja. Ja kui ma rääkisin... Üks härra oli Elektrilevis, ma nüüd jään kohe nime võlgune, aga lõputiitrist saate lugeda, kes vastutab selle osakonna eest ja siis ta ütles ka, et ta on suht uus, et alles tuli siin ja ma olin mingi okei, et ma ei tea, palju ta on teinud enne nagu sellist asja, siis ta rääkis, et ta on Elektrilevis uus, aga ta on nagu, ma ei tea, kui palju aastaid tal on erinevates välismaa nagu kohtades, kus ta ongi nagu läbi lennunduse või nagu läbi lendavate platvormide siis nagu tuvastanud rikkeid ja otsinud neid elektriliinidel ja see on nagu see oli nii, ta oli nii tark sellest, ta rääkis nagu et mida sa saad ja
et tegelikult on nagu see piloodi pool on vist nagu vähem oluline ja olulisem on just see nagu detekteerija roll, et sa lähed ja sa vaatad ja sa oled mingi, no see isolaator on nagu viltu või vajab vahetamist, mis on ma maa pealt võin minna ja käia liini läbi. Ma ei näe ühtegi isolaatorit, ma ei näe isegi, et see kaabel on nagu veits oma sellest tsoonest väljas, et maa pealt vaadata kõrget asja tegelikult on nagu suhteliselt ebaefektiivne, aga kui sa saad seal käia, seal on ka hästi nagu selgelt paigas, et mis nurka pealt sa siis võtad ja teed pilte, et kui neil ongi nagu mingi inspekteerimine, siis see lennumasin lendab, iga posti juures teeb tõk-tõk-tõk oma need kindlad, lendab järgmises tõk-tõk-tõk, kui avastatakse midagi, siis on veel mingid erinurgad, ja just nagu see, et sa oskad leida selle, see on nagu isegi olulisem kui see, et ma nüüd oskan lennata siin traatide vahel, et selle nagu lendamise pool vist tuleb nagu lihtsamini kui see, et sa tunneks seda elektrimaailma nii läbi ja lõhki. Ja meil oli siin näha, eks ju, mingi tulekahju ja mingi autoõnnetus. Et päriselus, need ei ole asjad, mida sa drooniga lähed tuvastama. Et need on asjad, mille kohta sa saad üldiselt, kui liin on kuskil katkenud, siis sa saad selle signaali muud kaudu saad kätte juhtimiskeskusesse. Küsimärk tuli. Filmimine on väga keeruline, sest pilt on udune ja väriseb ja kaamerat on raske suunata. Äkki saab kuidagi mingitki massi vähendada siin mingi teibiga või? Teine variant on õhupallide nöörid lühemaks teha lihtsalt, need nöörid kaaluvad ka midagi ikkagi. See on jumala õige. Kui sa tõmbad, see nöörimass, et kui sul on, te võite proovida kodus, kui teil on kunagi tekib üks heilium õhupall kuskilt, ma ei tea, keegi jagab, varsti tulevad valimised, siis kindlasti jagatakse, siis ta läheb kohe alguses, on ilmselt raske nagu selle mingi meetrise nööriga saada seda tasakaalupunkti. Aga siis natukene hiljem, kui see pall läheb natuke tühjemaks, siis see nöörimass hakkab nii palju mängima sellest, et kui palju ta tõuseb ja üks hetk te saate selle tasakaalupunkti, kus te lasete ta lahti ja ta kukub niimoodi maha, et nööri ots toetab vastu maad. Ja kui juba paar sentimeetrit nööri toetab vastu maad, siis see nöörimass, mis teda alla tõmbab, on väiksem. Ja siis ta enam ei lange allapoole, siis ta leiab selle nagu tasakaalupunkti. Et tegelikult nende lennumasinatega on ka see, et kui sul oleks vaja leida seda tasakaalupunkti just nagu üles-alla liikumises, siis väga hea viis selleks on see, et ma riputangi, jätan nööri järele rippuma. Ja kui ta läheb liiga kõrgele, siis nöör tõuseb maast lahti, tõmbab alla. Ja kui ta läheb liiga madalale, siis jälle nöörimass, mis ripub, läheb väiksemaks, et niimoodi saab balansseerida. Siin me ei ole nagu näinud, et see probleem tekiks, aga see on tegelikult üks päris hea viis selle tasakaalu leidmiseks. Palju, aga nad kaaluvad. Ma mõtlen mitu korda õhupalli nööride lühendamisele, aga me miski pärast ei võta seda ette. Ja nii, lase tal aeglaselt langeda. Nii, pane talle tööle ruttu. Nii ja keera teda meie poole. Ma keeran. Saame aru, et kui laseme lennumasinal vabalt langeda, saame kõige stabiilsema kaadri. Sellel autol on kõik korras. Aga me ei näe ju selliselt kaameralt viltusid poste ega midagi. No, märgi ära postid, mis on korras. Teise värviga. Võta roheline. Väga õige jälle. Neil on kaardi peal on märgitud ära, kus postid asuvad. Ja kui sa nüüd näed ära, et okei, see on korras, see on korras, see on korras. Sa tead, et ma ei pea enam seda ala üldse tegelikult katma. Mõlema tiimil lennumasin liigub liiga kiiresti ja selle tõttu on pilt udune. Oota, miks ta ei tööta? Tiimi vales suunas. Jah, ma proovin teda nagu sinna poole viia. Toome ta tagasi ja lähme uuesti. Kohe uuesti. Ja. Minu ja Robini koostöö on parem kui meeskonna saadetes, aga see on siiski natuke sunnitud. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Aga siin, kus... Telekas oli avarii. Siin on siuke kaader on käes, eks ju, väga hea. Siin on, kui ma paigutasin neid sinna avariisid, siis minu mõte siin oli, et oranž auto on nagu kodust välja tagurdanud ja siis valge on talle sisse sõitnud ja siis ta on paiskunud vastu posti ja post on neile kukkunud peale. Aga keegi siin, ma tean, rääkis, et oranž on keeranud teisele ette, mis ma ei tea, võib-olla see on see ka. Meil on ainult üks hetk meil jäädvustatud, me ei tea, mis juhtus. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Aga siin, kus sellega on tegelikult viltune post ka. Vaata, on postile maha sõitnud. On see kindel või? Pane juurde, et auto avarii koos viltus postiga. Helena-Mai ja Jan Hendrik on tuvastanud 5 tõrget. Puudu on ainult üks viimane. Kas sa teadsid, kui palju tõrgeid kokku on? Ma ei ole kindel.
ma arvan, et äkki me mingi hetk ütlesime, ma ei tea, kas me algusest peale ütlesime, aga mul praegu Liisi kommentaarist jääb mulje, et see on teada, et 6 on vaja. See maja siin. See? Ja siin on nagu need postid olid fine. Jaa. Meil on vaja seda osa siin. See on... Ma juba ütlen siis ära, et neile on hästi raske leida. Vaata, me enne nägime, siin oli üks suur kõrgepingemast kukkunud siia nagu selle maja peale. Mis vaata, siin on eks ju kaader on udune. Ja isegi kui serva taga ja ta on teistsugune, sest kuskil mujal ei ole ühtegi kõrgepingemasti. Siin tegelikult on üks püstine ka, siin teeb täpselt servast välja, aga ma mõtlen, et isegi kui meil tuleksid selge kaader, ma ei tea, kas ma oskaks vaadata seda, vaata, täpselt see, et ta on teistsugune. Ta on nii nagu seal õpetased asjad, seal mingi värk, et võib-olla neil on isegi mingi hetk kaader sellest olemas, enne kui nad selle üldse suudavad leida ja äkki seda ei panegi tähele. Ei tea. Siis meie nurk, meiepoolne. Ei, see on seal. See on sellepoolne nurk, aga teeme ühe reisi sinna siis. Jep, nii. Lukas ja Robin ei ole oma katselendudes väga edukad ning nähes, kuidas teine tiim on väga kaugele juba jõudnud, annavad nad veidi alla. Nüüd oleks nööri siis sõlme. Nööri järeleandmisega tuleb kuidagi väga täpne, see on väga keeruline, sellepärast kui sa liiga vähe annad, siis ta vajub alla, kui sa liiga palju annad, ta vajub mootorisse. Nüüd tuleb alles suunas. Ta ei kõlanud hästi. Proovime masinale ise natuke rohkem hoogu anda, aga siiski ei aita see meil kaadreid kätte saada. Nüüd ümber pöörd. Pööre. Ei, mis ta teeb? Ta ei pööre üldse. Oota, ta läheb. Kuna meil on kaardil üks nurk, kus pole mitte ühtegi riket, otsustame seda uuesti kontrollida. Jaa. Nägid selle ühe kaardi ära või? Nad on selle siin ilusti nagu stoppinud ka. Kuidas sellega on, et need stuudiotelekad nagu, et kas teise võistkonna telekas on nagu seljati sellega või? Nad olid keeratud seljati siia ülesannesse ja mõlemad. Stopp, peatega lahendamine. Oleme oma vastusest täiesti kindlad, sest meil on kõigist 6 ohukohast ja rikkest väga selged kaadrid. Helena-Mai ja Jan-Hendrik, kas teil on vead üles leitud sellelt maalapilt? Jaa. Tulge rääkige meile, mis vead seal on. Kui Jan ja Helena nuppu vajutavad, poleme isegi esimesi kaadreid kätte saanud. Siin on avarii, mis on viltu löönud ka elektrimasti. Siin on täiesti ümber kukkunud elektrimast. Siin on tulekahju. Siin nurgas on linnupesa elektrimasti otsas. Siin on avarii, mis on samuti elektrimasti pikali visanud. Ja siin on elektrimast on kukkunud vastu katust. Jan-Hendrik ja Helena-Mai. Kui see vastus on õige, olete teie selle ülesande võitnud. Kui aga vale, siis mäng jätkub. Aga seda pole vaja, sest see on õige vastus. Teie olete selle ülesande võitnud ja kindlalt järgmises saates. Ma üldse ei fänna seda Aigari, et ma ei ütle teile, mis õige vastus on, sest ma pean pinget kerima. Aga noh, ju siis on vaja. Olen nii õnnelik, et me selle ülesande võitsime, kuna ma ei taha üldse veel koju minna ja võistlus parima turu kauhinnale jätkub. Lukas ja Robin, teid ootab duell. Kuna olime Lukasega ülesandest toppama jäänud, siis pole imestada, et Jan ja Helena õige vastuseni jõudsid. Olen pettunud, et ei suudnud seda ülesannet võita, aga duell on duell ja olen seda korduvalt juba teinud. Ma küsin veel eelmise ülesande kohta, et kuna siin nagu ilusat, ütleme nagu ilusat lahendust ei tulnud, et siis kas seal Luxemburgi saates tuli? Tuli ilusam. Mu küsimus on selles, et kas need 6 palli on piisav, et hoida üleval seda lennumasinat maaga paralleelselt ja kaamerat. Ja tähendab, see on väga õigustatud küsimus. Kui me katsetasime seda Luxemburgi jaoks, siis sest see tähendaks, nagu taustaks ka, et see tähendaks, et me saaksime seda lennukit lennata, ilmselt me saame teda täitsa nagu
pöörata tema suundasid, lükata edasi-tagasi, noh, et ta on nagu siuke stabiilne kuuma õhupalli laadne sõiduk. Kui me katsetasime siin enne siis Luksemburgi, siis me saime, mina isiklikult katsetasin, ma nägin kõrvalt neid lende, minu arust oli nagu 5-ga, mis lendas stabiilselt. Seal oli tehtud kõrtest raam, kus oligi küljes siis ainult see mootorimoodul ja ainult kaamera sisust ja hästi lühikesed nöörid. Luxis, ma arvan, et me andsime äkki siis nagu palli rohkem äkki. Ma ei mäleta täpselt, see osa tuleb varsti, saate vaadata. See osa tuleb kas Luksemburgis nüüd, kas lähima paari nädala jooksul või siis oli just, ma ei ole vaadanud praegu järgi neid. Teie vaadake. Ja, aga mis ma tunnistan, on siin, et kui me oleks tahtnud ilusamat lahendust, siis me oleks võinud anda siin rohkem. Ja tegelikult, me vahepeal siin nägime oli vähem. Miks ma tahtsin? Sinised olid tegid vist 5 või 4 palliga. Mis on ka siin oluline on see, et sul on äärmiselt kriitiline piiratud ressurss. Ehk siis see on oluline, et sa ise hoiad ja jälgid seda. Ja tegelikult me andsime siin ülesandes mõlemale tiimile palli juurde. Niimoodi, et me siis toimetaja oli ka, et siis me teeme selle otsuse, et me ei räägi selles saates. Me läheme edasi, mis selles mõttes oli ilmselt okei otsus ja ma arvan, et ka saates see nagu ei jää kellelegi silma. See ei mõjuta nagu midagi nagu seda tulemust ka. Jah, aga sellest hoolimata me nägime ikkagi, et siin oli sinistel ikkagi olnud kuute vaata lõpuni välja. Ja see on mingi, siuke käelise nagu enese tunnetuse asi, näed mingit lihtsalt nagu sa vaatasid kõrvalt ja siis neil nagu upsti, oi, mul läks siit ja siis ta oli läinud. Ja et nagu, ma ei tea, see on nagu, et me andsime, seal olid sõlmed otsad, olid karabini küljes, et nad ei lähe ise ära, nad lähevad ära siis, kui sa võtad ja sa teed oma käe lahti ja sa võtad, see ei olnudki enam kinni, sest ma võtsin ta lahti. Ja ma ei taha siin kellelegi nagu näpuga näidata, ma ei tea täpselt, kus see jõudis, aga ma tean, et mingi hetk oli, et see läks vops. Ja ma arvan, et rohelistel ka see siis alguses äkki läks niimoodi vops sealt, aga vist äkki siis sinistel üks tegi veel paugu ka kuskil. Et ma täpselt ei tea, aga et see on su kõige tähtsam ressurss tegelikult selles ülesandes ja sellesse seda tuleb kohe arvesse võtta. Ilmselt või mitte ilmselt kindlasti, me oleks saanud ilusama lahenduse, kui me oleks pannud rohkem. Võib-olla oli siin, see on nüüd asi, mida ma ei mõõtnud üle enne. Võib-olla need õhupallid olid nõksa raskemad kui need, millega me siin katsetasime tegime, aga mul on hea meel, et me nägime siin ju ka korduvalt, kuidas tegelikult üks tiim sai ilusti lennatud, et me saime nagu lendavad. Ja teine tiim oli nagu väga nagu järjekindel või jäärapäine selles osas, et nagu nad proovisid sama asja ja lootsid, et tulemus tuleb erinev. Nad ei katseta nagu uusi asju küll. Vaatame duellis. Vaatame duelli. Juhtimiskeskuses süttis märgutuli, mis tähistab riket. Koostage loogikaelementidest ahel, mis annab võrguhooldusbrigaadile märku, et rikke kõrvaldamine on ohutu. Kas olete valmis? Jaa. Läks! Nii. Loogikaskeemi väljund. Okei. Enne kui võrguhooldusbrigaad saab tööle minna, tuleb veenduda, et liinid on pingestamata ja maandatud. Seejuures on oluline tagada elektritoide võimalikult paljudele tarbijatele. Nii, hüppan tagasi siia, vaatame neid kaste. Neil on siis justki nagu 4 sisendit. See on, ütleb siis, et viga elektrisüsteemis. Tuli läks põlema. Ehk siis nagu üks tingimus on see, et me oleme tuvastanud vea elektrisüsteemis. See on nagu üks sisend. Liinid on pingestatud. Peab olema välja lülitatud. Ehk siis liinid ei tohiks olla pingestatud selleks, et me saaksime minna liine parandama. Siis meil on ümbertoide teostatud. Ehk siis, kui sinu naabrimehel on mingi rike, tema kuskil elektrikilbis, siis võib-olla me suudame teha ümberühendusi niimoodi, et sina ikkagi saad olla elektriga, niimoodi, et terve naabruskond ei pea olema ilma, vaid me suudame võimalikult lokaliseerida seda. Ehk siis see on ka nagu üks samm, mis tuleb teha. See on siis ka nagu positiivne sisendsignaal ja siis on liinid maandatud. Maandatud tähendab siis seda, et kui isegi, ma ei tea, keegi kuskilt proovib pingestada neid, siis me suuname kohe selle elektrimaandusesse, et need inimesed, kes on seal selle liini peal, nemad ei oleks ohus. Veel rohkem võib-olla see maandatud kõneleb ka sellest, et meil ei ole isegi võimalik neid ühendada enam nagu pingestatud allikasse, sest nad on juba ühendatud maanduse külge ära. Okei. Ja nii,
Ehk siis meil on nagu meil on 4 sisendit, millest 3 on tõesed. Meil on 4 sisendit ja me peame need 4 sisendit panema kokku siis. Peame kokku ühendama loogika elementidega niimoodi, et lõpus meil on siis samasugune kast, kus on tuluke peal ja seal on kirjas, et no sisuliselt brigaad võib minna riket parandama. Okei, ehk siis meil on 4 sisendit, millest me peame kombineerima loogikalülitustega niimoodi, et lõpptulemuses oleks roheline. Jah, et tuli põleks ainult nende sisendite korral. Okei, ehk siis suvalise teistsuguse kui midagi on välja lülitatud või midagi on see. Kui keegi keerab liinidele pinge peale, siis peaks see tuli ära kustuma, et brigaad mingi me ei lähe, sest et tingimused ei ole õigesti täidetud. Ja, selge. Ja selle jaoks on neil siis kasutada sellised karbid, kus on loogikaelemendid peal, neid me näeme kohe täpsemalt. Võimalikult paljudele tarbijatele. Me näeme, siin on sellised loogikaelemendid. Siin on kujund number 1, kujund number 2 ja kujund number 3. Ja siin paberi peal on siis selgitatud neile, mida iga asi nendest tähendab. Ja siin paberi peal on siis kirjeldatud ära, et mis tähendab see pingestamata, mis tähendab see ja siin see kõige alumine lõik sisulist ütlebki sulle, et need 3 peavad olema sisse lülitatud, see 1 peab olema välja lülitatud. Et neile öeldi seda verbaalselt, nii nagu ma ütlesin sulle praegu ja Liis ütles meile seal, aga et neil oli tegelikult võimalus siit üle kontrollida, sest et need sisendid olid need, millega nad said ka mängida, ise nad said muuta seda sisendit. Et kui sa tahad teada, mis see originaalasend peab olema, siis sa saad seda järgi kontrollida. Esimese asjana uurin tekste ja väljundeid selleks, et aru saada, mida tuleb teha, et panna tuli põlema. Siia tõesti veel üks. Jah. Igasse loogikaelementi tuleb sisse üks või mitu signaali ja vastavalt sellele muutub ka väljundsignaal. Kui näiteks sellesse and ehk ja lülitusse tuleb 2 kõrges asendissignaali, siis on ka väljund kõrge. Aga kui üks või mõlemad sisendid on madalad, siis on ka väljund madal. Nüüd on maandatud. Kuna olen selliste loogikaskeemidega tuttav, siis saan kohe aru, et enamus töö teevad ära jah-lülitused. Kui nad tulid stuudiosse, meil laud valmis pandud, siis nad kõnnivad oma laua taha, nad on seljaga laua poole ja siis ma olin seal nende ees ja me teeme siis nagu sellise esialgse briefi, et nad teaks, mis neil on. Duellis alati inimesed on nagu suhteliselt stressirohkes olukorras, nad ei ole kohe valmis kõike haarama, et me üritame võimalikult rahulikult, võimalikult selgelt seal olla. Mis tähendab, et siis see on ka see koht, kus ma näitasin neile seda sama paberit, mis siin on näha, siin on üks loogikaelemendid. Kas olete enne nagu kokku puutunud? Oli mu esimene küsimus. Ja mul on tunne, et seal on natukene see nagu siuke, kuidas ma ütlen, et ma arvan, et Lukas ei tahtnud öelda mulle ei. Ja ta ütles nagu, natukene. Ta ütles kohe nagu kiirustades esimesel minu arust ära, et natukene. Ja siis ütles Robin hästi rahulikult. Jaa. Ja siis seal oli natukene pani nagu mingisuguse nagu dünaamika paika selles osas, et et Robin ilmselt on nagu rohkem kokku puutunud. Ja minu jaoks oleks täiesti okei olnud, kui Lukas oleks öelnud, et ei, ta ei ole. Sest et see ülesande jaoks, sul on jälle kõik lahendamiseks vajalikud asjad on laua peal olemas. Ja see minu arust pani nagu seadis sellise nagu algtooni selleks ülesandeks, et kui ma ka nüüd kõrvalt jälgin, et siis ma oskan vaadata, et kes võib-olla rabistab rohkem, kes võtab rahulikult, kes otsib rohkem abi materjalist, kes otsib oma peast, et selles osas ma tunnen, et Robin läks siia ülesandesse rohkemate teadmistega sisse juba. No vaatame, neil on info on olemas ja nad saavad teha küll. Kui kõik etteantud tingimused on korrektselt täidetud, siis peab loogikaskeemi väljund olema kõrges asendis ja tuli põlema. Liinile lubab minna ainult üks õige sisendite kombinatsioon. Ja siin me näeme seda väljund kasti. Et siin oli just tuli põles, nüüd Robin keeres mingit lülitisse, kust ära võtta, ta kohe muudab veel. Okei, nüüd ta muutis niimoodi, et ei läinud, nüüd jälle läks. Ja, aga see on nagu õige, sest et ta nagu esimene oli väljas, vaata, see ei saanudki minna põlema. Et me nagu see pool töötab Robini skeemist. Aga ma näitan seda joonist. Ilmselt Robin niikuinii teeks kiiremini minust. Mul on peas nagu 3 lülitiga olemas, mul on ainult see üks vaja juurde panna sinna veel. Sest vaata, kuna sul on 3 kõrget ja 1 madal sisend, siis sa paned nende 3 kõrget, paned üheks kokku ainult ja-lülitustega. Sest et sealt tohib kõrge tulla välja ainult siis,
kui kõik on kõrged, ehk siis sa paned 2 tükki jaaga kokku, siis selle jaa paned kokku selle teise kõrgega ja siis nüüd sa saad sealt kõrge ja siis nüüd see peab minema kokku siis sellega, et seal tuleb see, XOR-i sul ei ole. Ja siin on lihtsalt, seda ei ole antud, see on lihtsalt siin tabeli peal. Notiga saad siis selle paika. Need 3. Ja siis tuleb not ja need landiga kokku ja ongi olemas. Ja Robin vist ütles ka, et vaata jaalülitused mängivad palju rolli. Jaalülitus tähendab seda, et me näeme, et meil on sisendid A ja B ja välja tuleb siis justkui C. Et alguses minu arust natuke raske aru saada, sest mida see 0 ja 1 tähendab. Sisuliselt, eks ju, 0 on, et tuli ei põle ja 1 on siis tuli põleb. Me ütleme vahel madal signaal ja kõrge signaal, et kas on sisse lülitatud või on välja lülitatud. Et see on see esimene nagu samm, mis tuleb enda peas selgeks suuta mõelda. Ja ehk siis see and loogika lülitus ongi siis see, et kui mul on üks ja teine on siis nagu tõesed, kõrged, ühed, mitte nullid. Ehk siis ainult siis, kui mul on üks ja teine, siis on ka väljund õige. Kui üks ja teine ei ole mõlemad kõrged, siis on alati väljund 0. Või värav, ehk siis or inglise keeles, on siis, kui mul on üks või teine on õige. Ehk siis, kui mõlemad on siin nullid, siis meil ei ole vastus, ei ole kõrge. Kui on üks või teine, ehk siis siin teisel real on see B on kõrge, siis me ütleme üks nendest 2 on õige. Kui on ainult see A siin kõrge, siis me ka näeme, et üks nendest on õige. Ja kui on mõlemad, siis ka see üks või teine on justkui tõene tingimus, et me anname siis selle välja. Ja not on siis see, mis siis pöörab ringi. Jah, nii et selle ülesande lahendamiseks oli vaja siis 3 and ja 1 not lülitat. Jah, sisuliselt küll. Ja vaatame, kuidas meil läheb ja siis ma tahaks ühe väikse etüüdi veel teha, rääkida sellest. Stopp! Peatege lahendamine. Kuigi ma olen oma Nii. Me näeme siis, siin on üks ja-lülitus, kuhu tuleb siis sisse see üks, mis ta siis on, üks sisend ja tuleb teise ja-lülituse väljund. Siia ja-lülituse tuleb veel sisse üks sisend ja veel ühe ja-lülituse väljund. Ja nüüd siia ja-lülitusse tuleb siis siit, mida me näe on üks sisend ja teine sisend, mis tuleb läbi noti. Ehk siis, kui meil siin on see, mis oli alguses nii-öelda 0 või madal, siis see pööratakse kõrgeks, ehk siis eitatakse seda, võetakse vastand. Siia tuleb siis see kõrge signaal ja see siin pidi ka olema kõrge signaal, siis meil oli 3 kõrget sisendit. Seega me saame 2 kõrget signaali, 2 ühte saame siia sisse, see tähendab välja läheb ka 1. Seega siia tuleb sisse 1. Siit, kui tuli põleb, siis tuleb ka justkui 1 või tõene signaal või kõrge signaal, mis tähendab, et siit tuleb välja tõene signaal. Siia läheb sisse, 1 on nüüd siis tõene, siit tuleb samamoodi tõene või kõrge või 1 ja nende väljund on siis ka tõene või kõrge või 1, ehk siis see, mida me tahame ja see lõputuli läheb põlema. Ja kui suvaline nüüd teise asendisse panna, siis üks ühtedest jääb puudu ja tuli läheb kust. Jah, täpselt. Vastuses üpriski kindel, siis isegi kui see on vale, näen, et Lukas ei ole väga kaugele jõudnud ning saan teha parandusi. Robin, sul näib mingi lahendusskeem kokku pandud? Jaa. Kas sa arvad ka, et see on õige? Jaa. See vastus on õige. Palju õnne, sina oled... Dramaatilist kontrollimist ei olegi või? Kus nad lähevad ja keeravad klõps. Ta tegelikult käis vaatama. Sest et nagu ma kujutan nii hästi seda head telet, et ta läheb sinna, tal on laua pealt need teised annased on ära pandud ja siis Aigar ütleb, nii, selleks, et süsteem toimiks, peab siit keerates tuli kustuma. Töötas, keerab tagasi, võtab järgmise lüliti. Ja siis käib need ükshaaval läbi kõik ja siis see on mingi aga no ma saan aru, et aega ei ole ja nagu tegelikult seal on, eks ju, kui meil on 4 sisend, see on 2 astmest 4, see on 16 erinevat kombinatsiooni. Et see, et ma keeran lihtsalt ühe välja, ei tähenda, et mul ei eksisteeri võib-olla mingit muud varianti, mis paneb meile selle õigeks. Ja tegelikult sellise süsteemiga, see on korrektne lahendus, seal ongi ükskõik, mis muu ma panen, see ei lähe põlema. Aga et seda nagu visuaalselt läbi kontrollida, et see ei ole nagu selge ja jälgitav. Tõesti, kõiki võimalusi tõesti mitte, ma olen nõus. Kuigi ma mõtlen, siin on võrdlemisi vähe veel vaata, siin on ainult 16, mõtle, kui meil oleks 8 lülitit. Oi. Selle ülesande võitnud ja kindlalt järgmises saates. Väga hea oli lennata sinu. Olen väga õnnelik, et suutsin ennast ka esimene kord duellis tõestada. Lukas, aitäh, oled teinud vägeva võistluse. Aitäh. Pole hullu. Nii kalli. Mul on natuke kurb meel, et ei saanud saates kauem olla, aga olen uhke enda üle, sest olen kaptenina purustanud mitmeid rekordeid.
kõik elektrivõrgu rikked on nüüd kõrvaldatud ja sellel korral taskulampi välja otsima ei pea. Raketi pardal seikleb 4 võistlejat. Kohtumiseni nädala pärast. Mis värk nende linnakaartidega oli? No, need olid elektrikaardid. Ahoi! Järgmisel nädalal randub Rakett 69 sadamas. Noh, siin tuleb kohe testima hakata siis. Appi, pean siit nii palju arvutusi praegu tegema, ei jõua, ma vist ei jõua. Kus tuleb enne pikemat merereisi pead murda erinevate laevandusküsimuste üle. Ta liigub. See on olemas, nöörid lõikame läbi. Kas olete valmis? Ja. Läks. Enne Rakett 69 osalemist ei uskunud ma, et telesaate tegemine võiks mulle nii hästi sobida. See saade on minu jaoks õppimise muutud huvitavamaks, sest olen saanud lahendada nii palju päriselulisi ülesandeid. Peale gümnaasiumi lõpetamist on mul plaanis minna kaitseväkke ning samal ajal kandideerida välismaa ülikoolidesse. Kõigil televaatajatel on võimalus ka kodudes lahendada ühte põnevat ülesannet. Uuri lähemalt Rakett 69 kodulehelt. Muide, täna oli kohtunik ka vesilind. Jah. Jah. Ta on ka osalenud saates varem. Ma ei tea, kas tead? Ei teadnud. Tal oli siis teine nimi. Ta oli minu esimesel hooajal, ma tahan öelda 10. hooajal. Väga lahe. Ja, jah. Sa küsisid, mis need kaardid olid? Jaa, seal olid tähelepanelikud vaatajad kindlasti panid tähele. Võib-olla meil siin montaažirežissöör ka viskab teile plaks. Ei ole vaja. Mis kaartidest jutt käib? Produtsent küsis, et kuidas me siis selle stuudio kujundame. Kas ei ole mingit, ma ei tea, kuidas et mingid elektrikaardid, mingid juhtimisskeemid, mul juhtimisskeemi ei ole, aga Maa-ameti kitsenduste kaardi peal on märgitud, kus on need jooksevad võrguliinid jooksevad. Okei, davai. Ja siis tulid, et neil oli oma tähtsus ikkagi elektrivõrgu osas, et see oli nagu vahva. Ma tahtsin sulle rääkida puuli algebrast. Okei. Sa oled ju kursis, mida tähendab puuli algebra ometigi. Jah, loomulikult olen kursis. Kuidas ma saaks muidu? Sa ütlesid, eks ju, et me saame, et see lahendus, see, mis sa kirjeldasid sisuliselt, ma joonistan siia. Mina kirjeldasin teistsugust lahendust. Teine sisend, 3. sisend, 4. sisend. Minul oli siuke puulahendus. Sa ühe pööraksid ümber, eks ju, selle, mis oli vale. Jah, ja nüüd. Ja nüüd sa teeksid siia selle. Ma teeksin sinna ühe jaa ja siis kõrvale teeksin teise jaa. Ja siis paneksin need jaad omavahel kokku. Jah. Hästi ilus see joonistus on. Need on siis kõik need jaa-elemendid siin praegu. Jah. Ja siia siis tuleks meie see väljund ja see töötaks täpselt nii nagu see Robini oma, tal oli lihtsalt teistmoodi ühendatud. Ja ma tahan sulle nüüd väita, et sa saad seda asja teha ilma ühegi jaa-elemendita. Kasutades või-elemente. Ja miks ma tahan seda sulle väita? Ja kindlasti targemad ja huvilisemad inimesed kodus. Huvilisemad inimesed kodus saavad siis ise mõelda rohkem selle peale, aga ma toon sellise hästi lihtsa näite teile, mis annab teile kätte selle põhilise osa siin. Vaata, ma teen niimoodi, et meil on siin sinine nupp. Meil on siin punane nupp. Ja meil on siin veel üks punane nupp. Roheline nupp. Ja ma teen diskreetses matemaatikas, mis on siis see, mis siis on, sa oled võtnud diskreetse matemaatika elemente kunagi, võib-olla. On nagu neid nagu tingimuslauseid tihti, tähistatakse mingi tähega. Ütleme näiteks, et A, kui ma kirjutan kuskil A, siis see tähendab seda, et vajuta rohelist nuppu. Vajuta rohelist. Hästi ilus käekiri jälle. Matsi ema kindlasti ütleb mulle, et mul on ilus käekiri. Ja paneme siia siis sündmus B on vajuta punast. Vist need võiks olla R ja... Ma mõtlesin, aga siis... Olgu, sobib. Sest et A ja B, kui te pärast otsite selle kohta, siis te leiate nagu samal kujul asja. Ja ütleme siis,
et me tahame öelda, et ära vajuta rohelist ja ära vajuta punast. Ja mis ütleme siis, et A ja kui ma ütlen nagu mitte A, siis ma panen see kriipsu peale, siis ütleme, et see tähendab ümber pööratud. Ja siis B, et ära tee seda ka, eks, ära vajuta punast. Ja need on siis nagu jaaga, ma kirjutan siia välja praegu jaa. Päriselt seda tähistatakse sellise kujundiga, aga ma kirjutan siia jaa praegu. Nüüd, ma saan seda sama lauset öelda niimoodi. Ära vajuta rohelist või punast. Kui ma ütlen niimoodi, kas see tähendab sinu jaoks sama? Ehk siis, ma tahan öelda sulle, et see on sama, mis A või B. Aga nagu mitte. Mitte A või B. Ehk siis, ära vajuta rohelist või punast. On sama. Ja nüüd vaat, seda sama loogikat rakendades me saame siis, sellest nagu pooli algebras me saame sellise asja kirja panna, et kui meil on sisuliselt A ja B on sama või? Või mul on need mitmused on valed või? Ma ei tea. Ma lihtsalt olen siin. Me saame öelda, et mitte A ja B on sama, mis mitte A või B. Ja sellest lähtudes me saame tegelikult selle lahenduse ehitada siis analoogiliselt ülesse. Kuidas? Selle ma jätan teile koduülesandeks, sest et mu stopper ütleb, et me oleme liiga pikalt sellest rääkinud. Aga diskreetne matemaatika on väga selline huvitav tööriist. Tihti võib-olla siis sõltuvalt, mis selles valdkonnas sa vaatad seda, siis loogikalülitused, ma mõtlen, mis nende nagu ainet nime oli, diskreetne loogika. Sõna diskreetne käib seal nagu läbi, see tähendab seda, et me räägime sisuliselt ühtedest ja nullidest, kõrged, madalad signaalid, tõene või väär signaalid. Ja see on päris nagu lõbus ja huvitav ja vahva ja ma tean, et keskkoolis sellest ei räägita, võib-olla mõnes kohas kuskil nagu mingi suviringis äkki räägitakse, Robin oli kuulnud, eks ole, robootikaga seoses, et elektroonikas on hästi olulisel kohal ja püsige uudishimukud ja uurigi selle kohta. Küsige